pöörded ülesse, käik sisse. Käike maha 5-7 käiguga taha paalut ära minna. Nii. No nii, jätkame jälle seda mustrit, et uus vlogi osa võrdub uus töökoht. Sisuliselt jah, me oleme praegu Veevas, tõstukijuhid, aga täna me pakime oma asjad kokku ja sõidame Moreesse. Ühesõnaga, me leidsime ühe töökoha Morees ja see on siis traktorijuhi positsioon, et põhimõtteliselt see on kõigest 2 nädalat. Aga noh, mis seal ikka, me tahame traktoriga sõita, nii et põhimõtteliselt me hakkame praegu asju pakkima ja liigume minema siit. No nii, tegime väikse peatuse. Elis, mis sa tõid meile? Jah, väga tervislik koht. Mis sa filmid? Seal. Kuule, ta võtab kõik. Ei võta vaata, ta liiputab saba. Jaa, ta hammustab nibud otsas sul. Mida sa ajad? I got nibu protection on. Okei. Titis. Aga noh, jah, ühesõnaga meil oli praegu dilemma, et kas minna sinna, seal on autod või tulla siia sinu autod, me otsustasime selle kasuks siis. Kas me tegime õige otsuse? Jaa, sest siin on koer. Näeb kohe, peagi. No nii, jõudsime siis kohale, see selja taga siin on Elise traktor. Elis on praegu traktoris, õpib siis, kuidas seda masinat juhtida. Ta hakkab siis panema väetist põllu peale, pritsime seda siia, mitte pritsima, aga seal on mingi väiksed graanulid ja siis need lendavad igale poole. Seda kohta pakuti meil esialgu 8 nädalaks, et peale seda ilmselt jala rohkem tööd, aga praegu täna ta rääkis, et võib-olla on. Nii et eks me näeme, proovime head tööd teha, sõita ilusti nende masinatega ja äkki on natuke pikemalt. Jah. No nii, nüüd on mitu päeva möödas. Praegu on pühapäev, oleme siis teisipäevast saati olnud traktori peal. Esmaspäeval olime veel forklifti peal ja olen nüüd siis mitu päeva selle põllu peal sõitnud. Täna on mul jälle see sama värk siin taga, mis mul esimene päev oli. Aga vahepeal siin mul see põld otsa, siis ma pidin veel põldu siin kündma või mida iganes tegema neid magusi. Ja siis käis siin lennuk pani uued seemned siia maha selle osa peale. Ja nüüd mul on jälle siis see planter, seda kutsutakse planteriks. See on 12 meetrit lai. Ja praegu ma siis käin uuesti neid vagusi läbi, et need rullikud lükkavad seemne siis mulla sisse kergelt, et seeme peab olema kõigest mingi nii palju mulla sees, et see hakkaks kasvama. Töö on lihtne, ülemus on veidi siuke mitte kõige meeldivam inimene, aga noh, enamus ajam oleme nagunii ainult traktoris, nii et noh, pole hullu, ei pea nägema seda väga palju. Siin on hea lebo ka sellesse, et põhimõtteliselt paned traktori joonte vahel ära, siis sul GPS näitab täpselt, kus kohas sa oled, mitme sentimeetriga mööda, ma näen ennast praegu ta laeb siin. Ja siis lihtsalt oled see rooli kätte, ma panen tavaliselt rooli ja panen see üles niimoodi, tiksun siin niimoodi, lihtsalt passin, kuulan muusikat, kuulan audioraamatid ja nii edasi. Ja siis pärast, kui ma jõuan siia raja lõppu, siis ma lihtsalt pööran ümber siit, nii ja lähen järgmise raja peale ja uuesti mingi 5-6 minti passid lihtsalt niimoodi. Üli lebo lihtsalt, üli mõnus. Põhimõtteliselt nüüd rool maha, pumm, pöörded ülesse, käik sisse. Võtame natukene käike maha 5-7 käiguga ja taha koha pealt ära minna. Nii. Tõstame üles selle
see on nii raske lihtsalt, et kui ma rooli praegu keeran, mitte midagi rooli ei tee. Panen ikka täiesti otse. Pean kasutama pidurit. Põhimõtteliselt see pidur siin on parem rattapidur, parem rattaga on täiesti ühe koha peal. Vasak rattas liigub ümber teise. Ja niimoodi saab pöörata. Nii, nüüd ma olen siin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja siis 6. See vahe peab jääma mulle siia nina keskele. Ehk siis ratas on 5. ja 7. vahepeal on ratas. Nii. Vaba. Nii. Oleme õigete joonte vahel. Ja see maha. Pum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vaat nii, praegu me sõidame siis 9 kilomeetrit tunnis. Hakkame lõppu jõudma. Rool tagasi alla. Käike maha. 2 käiku korraga. Nii. Siin on aigalt rõve vall. Käik välja. See ülesse. Nüüd tagurpidi käik. Nüüd ma pean, kuna see on 12 meetrit pikk, ma pean, mul peab olema 12 meetrit ruumi siin pöörata. Kuna muidu ma lähen vastu seda valli ja ma teen puruks selle asja seal. Ma olen omadega jumala kurt nüüd ja mu silmad on kõik tolmu täis ja mu kõrvad on täiesti lukus. See on kõige tugevam suruõht, mida ma olen kunagi vastanud. Nagu see tuli nii kõvasti, siis lükkas terve keha lihtsalt julmalt. Enam pargime selle lõved asja ära. Siis räägi, mis täna tööl juhtus meil? Me fuck off isime. Täna pidime siis tegema mingeid torusi, neid irrigatsioonitorusi viskama, eks nagu see, mis mingi vett, ma ei tea, kui keegi näinud seda viimast vlogiosa, kus me olime farmis, siis seal me võtsime neid torusi põllu pealt ära, aga see me pidime panema neid ja siis pärast mingi kaevame seal mingi klovidega mingeid asju ja nii edasi. Ja see ühesõnaga, siis me mõtlesime, et noh, me teeme koos vaata, ei, üks läheb ühele poole seda põldu, teine teisele poole, olete üksinda. Siis ma nagu okei, vaata, ja siis nagu mingi aeg tegime ka. Ja siis saime keskele kokku, et uuesti eraldi ja nii edasi. Nagu, et mis vahet seal on, kas me oleme eraldi või me oleme koos, vaata. Nagu, mis vahet seal on? Ei, et 3 korda aeglas ma tema, nagu reaalselt seda ei tee, vaata. Siis ta ütleb, et lähed eraldi või tõmmake nahku. Siis ma ütlesin, okei, me tõstame nahku.